Tere Heidi, siin on minu tagasiside NPA-le ja NPA Weekendile. Räägin siis sellest kõigepealt, kus ma olin enne NPA-ga tutvumist. Olen olnud aastaid väga suures sisemises segaduses, teadmata, mida ma teha soovin, millega tegeleda soovin. Põdesin igasuguste asjade pärast, ei väärtustanud ennast. Olin tige ja rahulolematu, vihastasin ja karjusin selle peale, kui ei tehtud nii, nagu mina seda ette kujutasin või soovisin. Ja peale seda siis muidugi põdesin ja süüdistasin ennast pidevalt. Aga tänu NPA-ga tutvumist tunnen end kui uue inimesena. Olen rahulik. Olen rõõmus, olen enesekindel, väärtustan ennast, julgen välja öelda oma arvamusi ja ei põe selle pärast, kehtestan ennast ja ma tean, mida ma väärt olen. Kõige suurema muutuse tõi mu ellu NPA-tades on okei olla naine, tänu millele ei tea ma enam, mis on valupäevade ajal. Kui mind on noorukeast alates, kui päevad käima hakkasid, kõhuvalu kimbutanud, siis ma ei tea enam, mis asi see on. Päevad on täiesti nauditavad. On okei olla naine ja kogeda seda muutust, mis iga kuu kehas aset leiab. Samamoodi olen vabanenud sellisest surmahirmust või õigemini surmast rääkimise hirmust. Mul on täiesti okei avaldada kaastunnet inimestele, on täiesti okei rääkida surmast. Ilma, et sinna tuleksid mingisugused emotsioonid lisaks. Ja samuti olen vabanenud ämbliku hirmust, et kui varem keegi ütles sõna ämblik, siis mul käisid juba külmavärinad üle kere. Siis praegu suudan ma täiesti rahulikult seda kõike võtta, et ämblik ju tegutseb omaette, teda ei ole vaja karta. Panin ükskord tähele, et spaast tulles olin unustanud oma ripsmeduši koju ja seda ei olnud kuskilt võtta ka, nii tuli siis värvimata silmadega minna avalikku kohta sööma. Ja see ei olnudki probleem, et kui ma varem oleks võib-olla öelnud, et ei, me ei lähegi sööma, koju ära ja kõik, siis täiesti okei oli värvimata silmadega väljas käia. Üks väga suur muutus ja edulugu on tuua näide oma tütre kohta, kes on siis 12-aastane ja kuidas tema ei soovinud enam trennis käia, kuna talle tundus, et kõik tüdrukud seal räägivad teda taga ja teda ei võeta omaks ja treener ka kiusab ja mida kõike veel. Ja NPA-tades siis ära selle teema. Protsessi lõppedes ütles, et emme, tead, ma tundsin selle tüdruku kurbust enda sees. Ja see isegi pisarad tulid tal välja ja hiljem trenni minnes samal nädalal siis koju tulles ütles, et emme, et trennis ei olnudki üldse keeruline olla, et väga lahe oli trennis olla. Ja alles paar päeva tagasi rääkis ta sellest, et emme, tead, et see tüdruk tuli minu juurde ja rääkis ise minuga. Nii et rõõm on näha, et see asi töötab nii suurelt lihtsalt. Ja see on ikka väga võimas vahend ja väga lihtne asi, see NPA-tamine. Et rahul olen nii mina kui minu laps.
kes käib nüüd rõõmuga trennis, et muidu oli asi ikka juba väga-väga hull, et rääkis issile, et tema ei taha sinna minna, rääkis mulle, rääkis vanaemale, et see asi oli ikka väga-väga suur, siis nüüd on see asi unustatud. Ja abikaasa koha pealt võiks ka rääkida seda, et NPA Weekend'i ajal peale esimest osalemispäeva NPA-tasime temaga ka mõned teemad läbi ja oh imet, ta on palju rahulikum, tegutsemisaltim, tähelepanelikum minu suhtes, nii et ma tunnen, et ma saan tema kõrval olla mina ise ja tema on ka tema ise. Et seda on rõõm näha. Ja ütlen veel nii palju, et nendele, kes vaatavad seda, et kui sa oled valmis võtma vastutust iseenda elu eest enda kätte ja soovid muutusi, siis NPA Weekend on sinu jaoks. Uuri, osale, koge ja näe muutusi. Suuri muutusi, ole valmis suurteks muutusteks ning naudi uutmoodi elu. Aitäh, Heidi, sulle. Mul on väga-väga hea meel, et ma sattusin sinu töid ja tegemisi nägema ja sinu koduleheküljele ja tutvusin NPA-ga. Nii et tänan. Aitäh.